Taavi Libe lava taga. Taavi Libe lava taga. Eesti Laul ja Eesti muusika on saanud oma podcasti ja seda juhib Taavi Libe. Taavi Libe. Tere päevast, head sõbrad, jälle räägime muusikateemadel, Eesti Laulu ja Eurovisiooni teemadel ja kui me oleme rääkinud siin, kuidas seda asja juhitakse projektijuhtide vaatepunktist, kuidas kirjutatakse laule, siis täna lõpuks kõige olulisema juurde, ehk siis kuidas seal ikkagi esinetakse ja stuudios on 3 võrratut külarist. Laura Põldvere, tere! Tere, tere! Ma kohe hakkan statistikat ka lugema. Aasta 2005 Suntribe'i koosseisus poolfinaalis 20. koht, 2017. aastal Veronaga poolfinaalis 14. koht. Ja... Aina paremaks läheb, vaata. Aga... Vaikselt sõuan sinna tippu. Muidugi probleem on selles, et ainult sel juhul saad see Eurovisioonile, kui see toimub Kiievis. Jaa, absoluutselt, jah, see on muidugi jah kriteerium, et tuleb seda ka oodata veel. 2020 on natuke raske. Natuke raske on, jah. Siis Birgit Sarrap aasta 2013 looga, et uus saaks alguse 20. koht finaalis. Tere, Birgit! Tere, tere! Ja Ott Lepland aastal 2012 looga Kuula 6. koht Bakuus Eurovisioonil. Tere, Ott! Tere! Super! Ja kas see ikkagi vastab tõele, Ott, et see on ainukene kord, kui sa oled üritanud Eesti Laulule, jah? Jaa, paraku küll, jah. Ja seegi oli üliviimasel hetkel, et mäletan täpselt, see oli kuskil 5 minutit enne tähtaja lõppu ma ise ei läinud, vaid Maikeni tolleaegne elukaaslane pani selle kaardi sinna või selle ümbriku, kus siis olid kõik vajalikud asjad sees, pani sinna kasti selle, nii et jah, nii ta läks. Kas see on tavapärane, et see päris viimane hetk on ikkagi see, kui see laul jõuab sinna postkasti praegusel hetkel kuhugi serverisse ja kui palju üldse artistid sellega kursis on, näiteks Laura, kui sa oled hästi palju ju varem Sven Lõhmusega koostööd teinud, kas sa nagu teadsid, mis kell Sven läheb sinna telemajja või kuidas see asi käis täpselt? Jaa, teadsin ikka küll ka seda poolt ja ka sel aastal ju tegelikult üritati tekitada seda situatsiooni, et kõik saadaksid lood varem. Ma eeldan, et võib-olla teised olid natuke tublivad kui mina, aga ikkagi tahad ju viimasel hetkel saata, sest äkki tuleb mingi välgatus, et võib-olla tahad teist refrääni muuta või äkki veel paar modulatsiooni juurde lisada, et ikkagi tasub, ma arvan, viimase hetkeni oodata. No mina olen pigem siis Mihkel Mattiiseni ja Timo Vendi tiimis siis nende lauluga mina läksin ja ka tean, et nemad siis on ka Elina Netšajevale teinud laulu ja ka Tanjale laulu ja tõesti ka samamoodi kõik need laulud pigem siis jõudsid sinna viimasel minutil ja ma tean, et ka nemad on just rääkinud, et pigem lihtsalt see nii-öelda see ambitsioon või nagu motivatsioon ja kõik see kuidagi alles tekib seal lõpupoole, et siis, kui see aeg hakkab tulema, ma arvan, see on nagu koolitöödes on ka tavaliselt niimoodi, et sa ei jõua nagu kohe varakult ja kõike ju ära õppida, vaid ikkagi alles lõpus tuleb see õige tunne peale. Ja näiteks sellel aastal olin mina siis ka Eesti Laulu siis selles eelžüriis, ma sain kuulata kõiki neid lugusid, mis oli saadetud ja mulle tundus, ilmselt see nii oli, et see järjekord, kuidas need lood hakkasid mul minema, oligi selles saatmise järjekorras. Ja pole midagi parata, aga seal lõpupool olid ikkagi laulud tugevamad kui seal täiesti alguses. Oli küll keskel ka mingisuguseid häid asju, aga ikkagi kõige tugevamad laulud olid pigem lõpupool. No nüüd saan kohe küsida, et kui kiiresti sa kõik need laulud siis läbi kuulasid? Need oli vist mingi 170 kopikatega. Ja 178 laulu, jah. See oli tõesti tegelikult päris korralik töö. Ma arvasin, et see kuidagi on natukene lihtsam, aga meile anti 4 päeva ja ma arvan siis nendest 3 õhtul ma siis jaotasin kuidagi ära niimoodi 60 lugu, kuidagi kuulad ja mõtled ja siis lõpuks siis veel kontrollid üle, et kas ikka punktid läksid igale poole õigesti ja ma loodan, et lõpuks see ikkagi läks õigesti. No kui ikkagi 60 lugu õhtu jooksul, kas sa seal 3. õhtul suudad ka orienteeruda või? Jaa, suudad, sellepärast, et seal on tegelikult päris hulk protsente laule, mida sa proovid kuulata lõpuni, aga tegelikult ei ole mõtet, et sa juba tead, et kahjuks see ei ole päris see tase, mida tahaks Eurovisiooni laval kunagi näha, et
ja sellel aastal ju pidi olema see lugu ikkagi juba ka valmis, nii et siis sa said aru, et ilmselt seda tohutut suurt arenemisruumi ei ole, võib-olla kui siis kuidagi produtsentidele, kuidagi megavisuaal tõesti, aga et selles suhtes ikkagi päris 180 laulu kindlasti ei olnud kõik valmis Eurovisioonile minema. Nii, tuleme kohe esinemisjutu juurde tagasi. Laura, aasta 2005. Oled sa väga kurb, et Moonwalk ei jõudnud Eurovisioonile? Vaata, sellel hetkel ei ole kurb, ma arvan, et asjad lähevad elus nii, nagu nad peavad minema, et ühtepidi muidugi oleks äge olnud, aga enne võistlustulle astumist ma ei oleks elu sees seda arvanud üleüldse, kui sa oled 15 ja tuled koolipingist ja võib-olla ei ole selleks hetkeks veel nii palju lauluvõistlustel käinud ja kogenud seda, kui need, kes on võib-olla väiksest peale sellega tegelenud, et minu jaoks üleüldse see võimalus oli nii äge, nii põnev ja tore, et ma ei oska seda pidi mõeldagi. Võib-olla ma oleks ära surnud seal lava peal suure hirmu kätte üksinda. Ma ei tea. Kuidas see toona käis? Meenuta natukene, et mis hetkel tekkis see Moonwalk, see lugu ja mis hetkel siis see Let's Get Loud tekkis või kuidas see protsess käis, Sven ja sinu ja teiste tüdrukute vahel? See käis siis niimoodi, et mina võitsin ju Sky Plussi Eurovisiooni laulja valimise konkurssi ja tänu sellele Sven kirjutas mulle loo Moonwalk, mida tegelikult oli eelnevalt juba Lenna laulnud. See jäi sahtlisse, kuidagi ei olnud see õige hetk selleks. Siis sai Moonwalk minu omaks ja siis korraga Svenil tekkis see mõte, et võistlusel oli ju veel tüdrukuid, et võiks teha sellise tüdrukute bändi. Võib-olla see idee tekkis ka kuskil mujal peades, siis see bänd pandi kokku ja mõlemad läksid võistlustulle ja üks sai siis esimese koha ja teine sai siis teise koha. Oli see... Birgit naerab. Ja ma ei mäleta üldse seda, ma isegi tõesti, kas Moonwalk oli tõesti samal aastal? Kuidagi see tundub nii palju hiljem, et... Tegelikult oli ka see, et lood olid ka laivis järjest. Ehk siis ma pidin riideid vahetama seal vahepeal stuudios ja mul oli aega, mis iganes see vaheklipp seal oli ja siis jooksma lavale ja siis sinna DJ-puldi taha ennast kuidagi venitama. Ja ega need oli 2 lugu, mis olid teistest üle, ma kontrollisin järel, see vahe oli 600 häält, mis kontekstis, et üks sai 10 000 ja teine sai 9500 on ikka suhteliselt väike. Jah. No, see Sundrive'i kohta oli see puhtalt selline projektibänd või kuidas sa seda kooslust meenutad? No ma arvan, et alguses ikka Sven ja Tammeti poolt see idee ei olnud ainult projektibänd, vaid võib-olla midagi pikemaajalisemat teha, aga kuna tüdrukud, kes kokku said pandud, olid nii erineva taustaga, et tegelikult peale Eurovisiooni see lõhenemine oli täiesti niimoodi automaatselt ja väga kiiresti tekkis see. Mitte, et me omavahel ei oleks läbi saanud, aga lihtsalt igaüks tahtis muusikaliselt kuskile mujale sammuda. Aga ütleme nii, minu jaoks see kogemus laval olla DJ puldis Pipi patsidega oli väga äge ja õpetav, sest pigem ma olen ikkagi introvert ja väga raske oli minust seda emotsiooni siis välja saada, aga tänu sellele ma olen õppinud minema lavale, kui mulle öeldakse, et nii, et tee nüüd möllu, siis anytime ma võin seda teha, et tänu sellele kogemusele. Kas te salvestasite mõne teise laulu ka Sundrive'iga? Jaa, meil oli üks laul veel, ma ei mäleta pealkirja, aga mu sõbranna alati naerab selle üle, et seal on fraas, et torka no roostes naela jalga või midagi sellist. Ja mingi jalg on verel ja selline ilus tiinekate lugu. Läheme siis edasi aastasse 2008, kui Birgit toonase nimega Õigemeel oli Eesti esimene superstaar ja oli see järgmine aasta kohe, kui toona veel Eurolaulul looga 365 Days. Sa said suurepärase 3. koha, aga kurb on muidugi see, et seda Eurolaulu ei olnud võimalik võita, sellepärast, et seal osales Crazy Radio. Jaa, täpselt nii. Ma mäletan seda, see oligi vist viimane aasta, kui oli Eurolaul, järgmisel aastal oli juba Eesti laul, jah. Ja no mina olin siis ikkagi noorukene artist just sealt Superstari saatest tulnud ja kuulasin ainult oma produtsentide ja manageride sõnailust ja laulsin siis tõesti ilusat ballaadi ja ma mäletan küll seda õhkkonda seal Eurolaulul, et seal nagu muusikute seas ikkagi oli selline õhkkond, et kõik kuidagi nagu teadsid, et ilmselt see Crazy Radio võidab, aga samas nagu vaikselt nagu loodeti, et äkki ikka Eesti rahvas valib ikka muusika ja äkki ikka võidab muusika. Et see lootus nagu ei surnud tegelikult kuni lõpuni välja, kuigi me nagu teadsime, aga see tõesti ei surnud. Aga minul on
väga-väga hea meel, et mina sellel aastal ei läinud veel Eurovisiooni esindama. Et ma olin kindlasti veel selleks natukene liiga noor, liiga toores. No ilmselt ma oleks kuidagi ikka hakkama saanud, aga ma olen kuidagi seda meelt, et see artist, kes läheb, no ta võiks olla tõesti tugev, enesekindel ja kuidagi kogu selle pingega hakkama saada. Mis see tähendab, et artist on liiga toores? No selles kontekstis, kui ma arvan, et lihtne televaataja või muusikakuulaja vaatab, et kui Birgit sa seal juba superstaari finaalis olid võrratu ja valmis artist. Muidugi jah, tegelikult ju mitu kuud ju laulsin otsesaadetes ja nii ja eks iga inimene paneb endale need kriteeriumid ise, aga mulle tundub, et kindlasti on lihtsam seal artistil, kellel on olnud lihtsalt lavaline kogemus juba aastaid. Et ta teab, mida oodata mingitest väikestest asjadest alustades kuidagi juba see, et sa tead helitehniliselt, et seal tuleb kõrvamonitoridega esineda ja nii edasi, kunagi vist seda ei olnud, aga et mingid sellised väikesed asjad, aga samas kindlasti see sõltub ka inimese iseloomust, on nii või naa tugevamaid ja nõrgemaid karaktereid, et tegelikult võib olla ka artist, kes on 20 aastat laval olnud, aga ta võib olla sellises pingelises olukorras ikkagi suudab võib-olla päris mitte seda 100% endast anda, et ilmselt see tegelikult sõltub sellest ka, et ma ei välista seda, et võib-olla tuleb kust iganes väiksest Eesti külast noor kutt või noor tüdruk, kes on lihtsalt niivõrd äge ja niivõrd tugeva isiksusega, et ta ikkagi teeb selle vabalt ära, et see on võimalik, aga mina sellel hetkel, kui ma täna mõtlen seda vahet, siis see lihtsalt on tohutu. Tead, see on nagu vaata langevarju hüppega, et kui mina läksin seda tegema, siis jõudsin üles sellele kõrgusele, kui pidi alla hüppama. See oli üks naisterahvas, kes oli seda hüpet teinud, ma ei kujuta, et 100 kordi või mis iganes tavaliselt see nii-öelda kogemus on. Ja siis ma küsisin, et kui hirmus see on, siis ta vaatas mulle otsa ja küsis, et sa esimest korda. Ma ütlesin, et jaa, et siis ei ole nii hirmus, siis sa ei tea, kui õudne see saab olema. Ja siis öeldi, et nii, Laura Põldvere, palun, nüüd saate alla hüpates või mingid, ma tegelikult enam ei olegi nii kindel. Okay. Kui Eurolaulu või siis nüüd see Eesti Laulu finaal toimub ära, mis siis edasi saab? Mis artisti jaoks edasi saab? Ott? No siis on kohe järgmise nädala alguses on koosolek. Mis seal räägitakse? Mis seal saama hakkab? Seal räägitakse igasuguseid selliseid huvitavaid asju, et ma tean, et ikkagi nii mitmetegi lugude puhul on tulnud arutusele temaatika, kas lugu peaks muutma, et kas peaks muutma nii-öelda kas peaks muutma loo produtseeringut või kas ma tean, et näiteks ka Kuula puhul tuli korraks küsimuseks see, et kas peaks keele ära muutma, et kas peaks hoopis inglise keeles laulma. Kuid siis ikkagi mina olin sellele kategooriliselt vastu, et ikkagi olin seda meelt, et see lugu ikkagi peaks minema Eestit esindama nii-öelda sellises vormis, nagu ta oli sinna valitud. Aga sa tegelikult ju laulsid need ikkagi teistes keeltes ka. Aga ma laulsin. Oleks ju võinud vene keeles laulda näiteks. See oli jah puht sellisel nii-öelda promomise eesmärgil, et oligi tegelikult mina vist olin üldse kõige esimene, kes oma laulu, just nagu Eesti artistidest kõige esimene, kes oma laulu mitmesse erinevasse keelde laulis, et kuna sul ongi seal, eks ole, seal see slaavi kogukond on päris suur, eks ole, siis neile on kindlasti selline venekeelne variant sümpaatne, siis muidugi inglise keelt kõnelevad väga paljud ingliskeelne variant ja ka see selline hispaania keelt kõnelev kogukond on ka ikkagi tegelikult päris märkimisväärne, et ikkagi Eurovisiooni fännide hulk maailmas just ka näiteks just Lõuna-Ameerikas, Ladina-Lõuna-Ameerikas on päris suur, nii et see hispaaniakeelne versioon oli ka selles mõttes ennast õigustas. Aga jah, ikkagi see põhiesitus, see ikkagi, see oli otsustatud, et see jäi eestikeelseks. Aga siis seal räägitakse ikkagi erinevaid tingimusi läbi, et millal sõidame, mismoodi, kuidas, mismoodi kuidas me selle riietusega teeme, millised on toetajad, kes on seal delegatsioonis, kes kaasa sõidab, et näiteks minu jaoks oligi väga oluline see,
et tuleks kaasa Maiken, kes on minu nii-öelda just nagu õpetaja olnud väga-väga pikki aastaid juba ja kuna see lugu oli ise vokaalselt selline suhteliselt paljunõudev, siis need sellised regulaarsed hääleseadetunnid, mis me temaga tegime, olid minu jaoks väga olulised ja selles mõttes seal Bakuus sai ka iga hommik me ikkagi alustasime päeva sellega, et me peale hommikusööki läksime nii-öelda otsisime selle tsentri üles, hääles just, ja siis hiljem siis juba sai minna proovi tegema. Nii et jah, üks koosolekul on sellised nipet-näpet asjad, neid arutatakse. No sellest on päris palju räägitud, kuidas Ott Lepland enne seda Eurovisiooni, ma ei tea, oli seal 6 aega Tsöripaadis ja hakkas karsklaseks ja ma ei tea, tegi trenni iga päev. Mis siis tegelikult oli või kuidas sa võtsid selle otsuse vastu, et sa kuidagi ikkagi, ma saan aru, mingil määral oma elustiili muutsid selleks ajaks? No jah, eks ma ju ikka süke noor inimene, iga päev on pidu aga tol hetkel ma sain aru, et võiks keskenduda nüüd jah, see ütleme, et võiks keskenduda nüüd ikkagi sellele, et see lugu ja esitus kukuksid välja võimalikult hästi, sellepärast, et ütleme, lugu ise on vokaalselt suhteliselt paljunõudev ja oma nii-öelda siis tolleaegse elustiili juures mul lihtsalt tuli see selline nii-öelda selline karsklusperiood võtta, et iga päev 1,5 kuud järjest sai tehtud trenni ja mitte trenni, vaid just nagu vokaalset trenni, et Maikeniga saime iga päev kokku ja harjutasime seda lugu võtsime. Mis see tähendab ikkagi? Mina kui ikkagi laulmiskauge inimene tahaks teada, kas põhimõtteliselt sa siis, kas sa jõid nii palju, et sa jääks muidu selle laulu ära laulma? Mis see tähendab? Ei, lihtsalt, ütleme, mitte ainult pidutsemise seoses, vaid üldse kõik see stilistika, kõik, kuidas ma riides käisin, ma ei tea, milline soeng oli, mis iganes, sellised detailid, mis on nagu väga olulised ja muidu ütlen ausalt, tõesti, ma olingi selline inimene, kes ikka pidutses nädalas vähemalt 4-5 korda, et selline elustiil mul oli parasjagu tol hetkel. Ja see oli vaja nagu ära lõpetada selleks, et kogu see asi nagu õnnestuks. Ja sellepärast saigi see otsus tehtud ja ütleme nii, et see lugu ise nõudis seda, et ma ikkagi oleksin puhanud, oleksin vormis, iga päev käisin Maikeniga, saime kokku, tegime hääleseadet, võtsime selle loo täiesti pulkadeks lahti, et lisaks nagu elustiili muutusele oli vaja ka nagu mingil määral just sellisest vokaalsest aspektist nagu läheneda sellele loole nagu teistmoodi, et ka selles osas oli tegelikult muutust vaja. Kas sa tegid selle otsuse ja see arusaamine tuli sinu enda seest või tuli kuskilt vihjeid? Sa olid 24, said 25 vist selle aastal. Noormees? Jah, noormees, jah. Pigem see oli ikkagi minu enda otsus, et otseselt mingeid selliseid vihjeid kuskilt ei tulnud. Aga ütleme nii, et ma ise tundsin jah, et nagu kuidagi oma elustiili peab muutma, et tuleb see abe ära ajada ja regulaarsemalt juuksuris käia. et see oli kõik nagu äärmiselt vajalik otsus, ma arvan. Laura, millised muutused sa oma elus oled pidanud tegema, ma ei tea, paari kuu jooksul enne neid 2 Eurovisiooni? Ma arvan, et nendel hetkedel elus ma sellise suuri muudatusi pidanud tegema, võib-olla mingitel teistel perioodidel olen pidanud kuidagi oma elu teistpidi ümber mõtlema, nagu Ott on seda teinud. Aga võib-olla tol hetkel mul automaatselt oli juba see mõttejõud ja ma ise olen enda puhul tunnetanud, et see ongi kinni iseendasse mõttejõud asjade paika panemine ja ka sellistel perioodidel, kui sul tekib tohutu väsimus ja stressi, siis ainuke asi, mis aitab, on enda mõte. Mõnikord ei aita magamine, korralikult söömine, kohvi ühel hetkel lihtsalt enam ei jaksa seda juua, enam ei jaksa üleval püsida. Ainuke asi, mis lihtsalt viib edasi, on see, kuidas sa mõtled ja kuidas sa võib-olla siis, panedki neid erinevaid pingeid tekitavad olukordi enda peas õigetesse kohtadesse paika. Pirit, kuidas sinuga?
kas üleüldse või siis me räägime Eurovisioonist? Me räägime Eurovisioonist, see on muidugi eriti tore, et sinul langes see kokku ka esimese lapse ootusega, eks? Ja minul tõesti oli see kõik selline väga huvitav eluperiood. No ma mäletan ka seda koosolekut ja see käis kõik nii ruttu. Mina mäletan, et me läksime sinna koosolekule ja esimene asi, mis me ütlesimegi, et teate, et nüüd on niisugune asi, et sul on suurem uudis. Et mis me nüüd siis teeme? Kas me nüüd hakkame seda varjama? Kas me hakkasime arvutama siis, kui suur see kõht mul umbes siis selleks hetkeks on ju? Et kas me pigem siis eksponeerime seda, äkki saame lisapunkte või ilusti, teeme viisakalt. Mulle tundub, et me pigem tegime niimoodi viisakalt, et kleidime sellepärast siuke suur kotte oli nii-öelda, et ikkagi me seda nagu ei rõhutaks, vaid lihtsalt on seal vaikselt all. Aga samas meile tundus, et kuna selle laulu pealkiri oli ka uus algus, et siis see võib-olla ikkagi see story oli nagu kihvt, et tegelikult ongi, et kohe selles esimeses koosolekul hakataksegi arutama seda, et kuidas me nüüd läheme, mis on see meie storyline, mis on see Eesti mõte nüüd, mis on see, nagu, mille peale me nüüd siis nagu mängime. Hästi palju küsimus on tegelikult oli ka seal, ma mäletan, rahas. Et lõppkokkuvõttes ongi see, et kui palju asju nüüd artist ise kinni maksab, see on tegelikult väga suur osa sellest. Et kui tahad umbes nii palju backilaulijaid, siis mina mäletan näiteks oma backilaulijatele, ma mäletan, et ma ikkagi omast taskust maksin nagu juurde, sest et see, mida ikkagi Eesti riik maksab, siis see on ainult söögiraha ja miks peaks tulema töötav inimene 8 nädalaks kuskile ja lihtsalt seal laulma kuskil kardina taga, et ühesõnaga, et hästi palju minu jaoks muutuski nagu selles, et esiteks ma pidin ise tööalaselt jätma mitmed esinemised ära, et nagu rahaliselt oli see ikkagi tohutu väljaminek. Seda, kas backilaulat sai raha, seda ei mäleta keegi, kõik mäletavad mingi tuulevärk. Ja ma mäletan kuidas see ei olnud tuul, vaid see oli toss. Et kuidas ikkagi siis rase Birgit ikka seal tossu seeks saaks ikkagi kõndida, on ju. Lõppkokkuvõttes minul oli sellest juba täiesti nagu suva, et vahet ju ei ole, et nagu nii Eesti riik ei saa kunagi seda show'd nagu nii mega hüpervingelt teha, sest et tõesti meil on mingisugune eelarve, aga see tundus tõesti natukene siuke naljakas, et see summa ei olnud üldse niivõrd suur, et seda nagu mitte nagu kuidagi ei peaks kasutama. Aga see ongi lihtsalt see, et Eurovisioonil on lihtsalt kõik need summad üüratud, need on kõik toss ja kõik muud valgused asjad on mingisugune 10 või 20 kordne hind on ju, et ongi, et kui Eesti laulul sa Saku Suurhallis suudad artistina, siin me maksame ka ise selle tegelikult ju kõik kinni. Mida vingema show teed, siis järelikult seda rikkam artist on või on ka kuskilt siis sponsorid endale leidnud. Aga et siin Eestis on seda ju odav teha, aga nüüd, et sa pead minema seda tegema Eurovisiooni laval ja ei taha ju tegelikult Eesti rahvale pettumust valmistada ja teha seal ju kehvemini, siis ongi nüüd see, et mis nüüd siis saab. Et nüüd ei ole ju seda kuskilt võtta. Et sellepärast jah, ma mäletan, et minuga nagu tekkis see esimene skandaal, et kus raha saaks ja nüüd siis Elina Netšaevaga oli see summa veel mitmekordne. Saadi see korteri raha kokku lõpp. Ja saadi see kokku. Ja lõppkokkuvõttes ma saan sellest aru ka tegelikult, et inimesed võib-olla üldse mõtlevad, et mis asja, meelelahutus ja mingi Eurovisiooni lauluvõistlus ja nii edasi, ma ei tea, geiparaad ja bla, 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 on ju, et kellele seda võib-olla üldse vaja on, et ma saan ka aru nendest murelikest Eesti inimestest võib-olla ka ja ka tegelikult nendest inimestest, kes Eesti poliitika eesotsas istuvad, et miks seda on vaja kulutada, aga kui me nagu päriselt ikkagi mõtleme, siis tegelikult on ju tegemist maailma kõige suurema telesaatega. Ja Eesti saab seal konkreetselt mitte 3 minutit, vaid rohkem. Meil on ka need klipid. Praktiliselt 4 minutit ikkagi vaadatakse ainult sinu lugu ja siis tuleb seal Ott Lepland 6. kohaga tagasi, sest see on ikkagi ülivinge. Ja tegelikult see on ju, pigem on ju promo riigile, mitte artistile. Ja vähemalt mina ise olen küll tunnetanud, et ma ei tea, kuidas teie, aga artistina, jah, muidugi, see on tore kogemus, aga nüüd sellist asja ei ole, et sulle avanevad kardinad kogu Euroopasse, maailma igale poole kutsutakse sind esinema. Et tegelikult see on pigem selline südameasi, et sa teed Eesti riigile head. Ja, mina mäletan ka seda, et kui ma Kuulaga olin Eesti Laulu poolfinaalis, siis poolfinaalis ma mängisin nii-öelda klaveri tagant laulsin seda. Ja siis finaaliks ikkagi mõtlesin, et ei, et ikka see klaver on nagu, pigem kuidagi nagu õõnestab ja hoiab nagu tagasi, et ikka klaveri peab ära võtma ja finaalis juba siis seisin mikrofoni standi taga ja seisin püsti. Ja siis pärast, kui ma kuulsin, mis seal Eurovisioonil see klaveri rent maksab, et kui see klaver sinna nüüd sinna lava peale tuua, et see oli kuskil 10 000 eurot või midagi üks kord või terve aeg. Üks kord või võib-olla terve aeg.
vist oli ikkagi jah, see, et ta oleks sul seal nii-öelda lava peal, eks ole, selle esituse ajal, et see maksab 10 000 €, siis ma mõtlesin, et see oli ikka hea mõte. Peaks praegu uudise kirjutama sellest, et näe, vaata Ott Lepland hoidis 10 000 € ikkagi kokku, et võiks ka teha niiviisi nagu need tõesti need nagu sellest vaatevinklist, et kui palju me oleme raha kokku hoidnud võib-olla oma otsustega. Kuule, kui artist jõuab lõpuks Eurovisioonile kohale, kas see ongi siis selline suur pidu ja ühine pere, nagu üritatakse välja kommunikeerida või üks väike Eesti ja väike artist tunneb, et talle, ma ei tea, kas astutakse peale igal sammul või ega kedagi ei huvita? Tauro, kuidas sinuga on olnud? Päris pikk paus oli 12 aastat, kas on midagi muutunud ja millis on? Jaa, kui ma olin siis 15-16, no siis oli tõesti suur pere ja kõik oli nii äge, sai pidudel käia ja siis ikkagi nagu jõudsin ka sinna hommikustesse proovidesse ja et kõik oli tore ja vahva ja võib-olla tol ajal oli see kogemus seal natuke lihtsam, sest ei olnud sellist asja nagu sotsiaalmeedia, et intervjuud ja kõik see jagamine oli hästi mõnusas koguses, et see ei tapnud sind ära ja sul jäi aega ka võib-olla veidikene niisama omaette olemiseks ja keskendumiseks. Aga nüüd sel ajal seda tunned kindlasti, mina ei tundnud seda, et oleks nüüd väike Eesti ja kõik astuvad peale, et Bosnia astub peale ja siis Itaalia ja kõik tulevad, lükkavad su eest ära, et meie lava, et kindlasti mitte, et väga, minu meelest ikkagi on seal väga suur respekt teineteise suhtes ja pigem huvitutakse teineteise kulgemisest ja et sa olid sel aastal ka, tore sind jälle näha. Aga jah, ütleme, et mis oli kõige väsitavam, oli intervjuud andmine, et sotsiaalmeedia on nii crazy'ks läinud ja ühtepidi sa justkui nagu peaksid valima neid kanaleid, et kellel on rohkem kuulajaid ja võib-olla nendele siis infot jagama. Aga samas jällegi, kui sa ütled ühele ei, siis kuskilt tuleb see välja, et pigem ütled kõigile jah ja no lõpuks siis, kui me seal Koiduga istusime ja et I've got this great question for you. You know, what does Verona mean? Does it have some kind of a meaning? See Koiduga vaatame teineteisele otsa, et nii, et nii, sina ütled seda, mina ütlen seda nagu ikka, eks ole. Ja siis võtad endal selle emotsiooni üles, et see on tõesti hea küsimus nüüd. Et see lõpuks... Tegelikult oled sellele juba 100 korda vastanud. Jaa, tegelikult oleks võinud lugeda ka, tegelikult lugu tal on kirjas ka, millest sa räägib iseenesest. Aga I can do it again. Birgit, kuidas sina seda kogemust nagu tagantjärele vaatad? No mina mäletan igasuguseid emotsioone, igatahes oli see õudselt kihvt ja raudselt läheks Eurovisioonile veel, kui oleks vastav lugu ja kes teab, mis elu toob, et ühesõnaga ma kindlasti ei mõtle niimoodi, et mitte kunagi ma sinna enam ei lähe ja küll oli raske, et see kõik oli, minu jaoks oli nagunii see kõik täiesti pea peal, hästi teistmoodi periood, tõesti avalikkuse ees, olin lapseootel ja kõik asjad on ju, aga see üritus oli ise tõesti väga tore, inimesed olid kõik väga sõbralikud ja kuni lõpuni välja ikkagi sa tundsid tegelikult kõikidega ennast võrdselt. Mina mäletan seda hetke, aga siis kui, ja meie saime veel finaali ka, et kui siis finaal oli läbi, muidu oli kõik, tead ette tagasi käisid ka kõik need blogijad ja kõik intervjuud ja olid jube tähtis olid ja siis oli see viimane võistlus oli läbi ja nii, nüüd on võitja teada ja oli see, et kõik need ülejäänud 23 lugu kõigil oli täiesti suva nendest. Põhimõtteliselt mine kas või jalgsi koju, bussid umbes ei tulnud kõikidele päris järgigi, meil vist isegi vedas, et tuli, täiesti savi, absoluutselt kõik läksid ainult siis selle võitja ümber, sa olid täiesti, tõesti, siis oli küll see tunne, et sa olid nagu täiesti suvaline, meie võtsime seda nagu naljaga, täitsa haige, et kuidas niimoodi saab olla, on ju. Ja et mis meeletu töö ja siis järsku sa oled nagu mingi tühi koht ja et siis oli ainult nagu oluline see ja ma tean, et mina seda ei tunnetanud, meil oli kõik okei, kõik oli võrdne ja nii, aga ongi minu see laulukirjutajate tiim, Timo Vent ja Mihkel Matiisen, nemad näiteks ütlesid, et oligi, et Timo käis siis Tanja lauluga, Mihkel käis minu lauluga ja nad mäletavad, et kui nad nüüd siis läksid Netšajeva lauluga, mis oli nii-öelda nagu rohkem favoriidi seisuses, et nad mäletavad seda juba nagu tegelikult saate tiimi poolt, et selle lauluga ikkagi tegelikult nähti rohkem vaeva. Nii et kui ikkagi usutakse laulu, siis ilmselt on seal ikkagi seda esimesed 10 laulu, millega võib-olla nähakse ikkagi natukene rohkem vaeva kui nende teiste asjadega. Et see on paratamatus, et vähemalt nemad ütlesid, et nad nagu kuidagi natukene seda tunnetasid. Kas see on siis nagu Eesti tiimi poolt? Või siis nagu... Ei, kohalike poolt. Need Rootsi tiimid ongi kõik kogu see heli, kogu visuaal, kõik nii.
No, aga see ongi see, et sa pead mingid valikud ilmselt tegema. Muidugi, et sa ei jõua teha kõigile, mis seal on 40 lugu. Noh, päris sama aega sa ilmselt ei saa lihtsalt raisata, et sul ongi midagi nendel produtsentidel rohkem südamelähedane ja siis see on nagu, aga noh, muidugi meie kõigiga käitutakse ikkagi sama viisakalt, aga sa näed, kellele kuidagi natukene aega panustatakse rohkem või siis ongi, mina mäletan seda, et meil oli selline mitmeid proove ja sa käid proovist ja proovi ja nad ikka ei olnud neid mingisuguseid muudatusi visuaalist teinud ja kõik on ikka samamoodi, et sa nagu räägid, ma ei tea, lihtsalt tühjale seinale, et no palun tehke need ära. Aga lõpuks ongi see, et aktsepteerid seda ja nii on. No et sinu lõpptulemus oli 6, kuidas sa tundsid ennast selle koha peal, kas sulle pühendati aega? No meie vastuvõtt seal oli küll, noh, juba alguses, kui me läksime, oli selline, noh, ütleks isegi süüke rockstarilik või kuninglik, sellepärast, et noh, Aserbaidžaan ju tegelikult väga palju panustas üldse kogu selle Eurovisiooni võistluse toimumisse, et ju eraldi ehitati üks mingi vana räämas linna osa üles ja tehti eraldi sinna mingisugused tehispoolsaared ja üldse see Eurovisiooni hall ju, see lõppvõistluse hall ehitati kuhugi nii-öelda tehissaare peale, et sinna oli nii palju raha panustatud, et kõik need artistid, kes sellel ajal seal osalesid Bakuus 2012, kaasa arvatud siis ka mina, et meil oli juba niimoodi, et kui me sealt lennuki pealt maha tulime, siis oligi igale delegatsioonile oli ette nähtud selline tuttuus Mercedese sükene buss, tutikas täiesti selline sama aasta oma, siis oli ma ei tea, kas oli nüüd siis artistile vist oli eraldi ette nähtud selline tuttuus 700 BMW, mis oli meie kasutuses ja siis oli veel eraldi politsei eskort, nii et igale poole, kus me läksime, alati oli meil, kui me tahtsime kuhugi minna, siis me andsime teada, politsei tuli nii-öelda maja ette ja me sõitsime kuskil valgusfooride taga, ei pidanud kunagi ootama, et see Eurovisiooni artistid, noh, neid tõesti koheldi kui selliseid rockstaare seal. Et selles aspektis ei ole küll nagu midagi ette heita, et No mina mäletangi seda, et Ott oligi siis 1 aasta enne mind ja ma mäletangi, kui siis meie saimegi siis teada, et noh, Rootsis toimus siis Eurovisioon, oligi eelmisel aastal oli Aserbaidžaanis ja siis oli Rootsis ja siis veel Rootsi isegi otsustas, et nad ei tee pealinnas, nad teevad kuskil väikses Malmö linnas, siis oli juba kõigil mingi, mis asi see on, et see hall on umbes sama suur kui mingisugune Tartu, ongi see linn on sama suur kui Tartu ka ja ma mäletangi, siis oligi Mart Normet ju oli kogu seda Aserbaidžaani ju näinud ja siis me läksimegi sinna ja ta mõtleski täiesti lõpp, et noh, näha, kuidas Rootsi on nii palju kordi seda teinud, et nad ei panusta seda raha enam sinna sisse, et selles suhtes kõikidele artistidele tuleks öelda, et vaadake nagu välja ikkagi, et kus kohas see toimub see Eurovisiooni, siis nagu alles kirjutage lugu, et no sellega ju oligi see, et eks need slaavi riigid ju seal, no Venemaa ju alustas selle suursugususega, eks ole, et ja seal, noh, Aserbaidžaan, noh, eks muidugi need summad, mis sinna panustati, need olid ikka täiesti ebareaalsed, et ju seal oli isegi mingid, noh, mina kuulsin seal mingid kõlakaid, et isegi kõik kodutud olid, noh, sealt minema aetud sealt linnaosast ja kõik loomad olid varjupaiku viidud, et oleks siuke puhas ja ilus ja meile oli ka öeldi, et ärge ikkagi, noh, sinna mingitesse teatud linnaosadesse nagu minge, et ja noh, oligi, et ega see bussijuht ei tahtnud väga sõita, no kui me tahtsime sealt kuskilt linnast välja sõita, siis see bussijuht oli, et me ei tea, kas ikka tasub minna ja siis ma mõtlen, Mart Normet ütles, ei, me lähme linnast välja, palun hakake sõitma. Et ja siis muidugi lõi see reaalsus, müüke see päris Aserbaidžaan ja päris Baku on, et tegelikult millises vaesuses seal inimesed elavad, et seal on ka nagu selline hästi, noh, seinast seina, et sa oled väga rikas, eks ole, või sa oled hästi vaene, et seal sükst keskklassi ei ole. Et no vähemalt tol hetkel, et see, kus nagu meie kogu see Eurovisiooni trall toimus, see oli sükene luksus, palju raha, glamuur, noh, siin oli tohutult investeeritud ja seal samas kõrval võib-olla mõned kilomeetrid eemal inimesed elasid täielikus, noh, rauga vaesuses. Et selline väga suur kontrast oli. Aga jah, neid tollaegseid artiste, kes siis minuga samal aastal olid, et meid koheldi küll ikka väga, väga uhkelt, jah. Ei saa midagi öelda. Kuidas Kiieviga?
Kiieviga ma just mõtlesin see, kui sa rääkisid autodest, siis esimesel korral meil oli ka väga hästi. Ma küll Marke ei mäleta, aga ma mäletan, et meil oli ikkagi ka oma autojuht, kes alati sõidutas, viis sinna ja tänna, tahtsid kuskile sööma minna. Sel korral ei olnud seda. Sel korral pidi jala minema taksoga või siis oli mingi bussikene, mis oli järgi tellitud. Aga mis mulle Kiievi puhul meeldib, on see, et toit on väga-väga hea ja väga-väga odav, samamoodi nagu Aserbaidžaanis. Et seda oli jälle mõnus kogeda, et läksid Odessa restorani, mis oli siis TripAdvisoris number 1 ja arve on selline, vaatad, et huvitav, kas nad unustasid midagi arvele panna, et võtsid mingi kokteili, kõige paremad praed, magustoidud, et aga selles mõttes, et Ukraina või ütleme Kiiev on läinud jällegi ilusamaks, on hooneid aina rohkem korda tehtud ja muus osas jällegi ma ei oska kommenteerida, kuna aega ei ole ringi käia ja uudistada ja et pigem sa veedad need selles suures hallis. Aga mis on Baku kohta võin öelda, et kõik need hooned, mis selleks ajaks Eurovisiooni ajaks ehitati, need nüüd seisavad tühjana. Tol hetkel oli see äge glamuur ja valgused, aga nüüd need on täiesti tühjana. Ma mäletan, tol hetkel oli ka siis need hästi kuulsad tornid, mis on Flame Towers, need Flame Towers, leegikujulised tornid, mis on siis kaetud LED-ekraanidega, eks ole, kus sul siis öösiti hakkavad need igasugused, ma ei tea, need LED-ekraanid hakkavad näitama igasuguseid erinevaid mustreid ja asju pildilisi. Ja siis me küsisime ka bussijuhi käest, et mis nende sees on või mis seal toimub? Ei, need on sees tühjad. Nad ehitati, üks nendest ehitati nii valesti, et seal ei olegi võimalik midagi nagu teha. See on täitsa absurdseid mingeid siukseid asju, oli seal, et ilmselt siiamaani on. No see kohapealne periood on ju ka ikkagi päris pikk. Kui suur lõpuks see väsimusaste on, kui sa lõpuks heal juhul finaalis pead veel esinema või siis poolfinaalis, et kas on ikka võimalik tippvormis olla selle kõige õigemal hetkel? No finaali lõpuni tegelikult on igatahes kõik seal, et see on lennukipiletid tavaliselt on ikkagi niimoodi ostetud, et arvestatakse sellega, et selle finaalis, nii et lõpuks, kes finaali ei saa, nendel on siis paar vaba päeva veel, mis on tegelikult veel eriti tobe, et tegelikult võib-olla tahaks ju tulla koju. Ma ei tea seda tunnet, aga ma võib-olla arvan. Ma ei tea tegelikult. Aga olid sa finaali ajaks juba väsinud ka sellest kõigest? No ei, sul tuleb ju uus adrenaliin peale ju sellel hetkel, kui sa tead, et sa finaali saad. Ja alati on ju korralikud hotellid ja ju magad ju ennast välja ja mina olin lapsehootel, nii et ka pidudel ma eriti ju ei käinud, nii et mul oli hea olla. Mina ka ei käinud. Mina olen siis ainuke, kes on käib pidudele. Okay. Ei no ikka käid ja tegelikult hästi suur osa sellest 2 nädalast ongi, et mitte ainult see, et me teeme seal proove ja me esineme seal, siis tegelikult ongi seal igal õhtul on erinevad üritused, sa ka erinevates ööklubides seal kuskil või mingitel üritustel esined ka veel lisaks. Et selles suhtes tõesti ja kõige rohkem muidugi väsitabki see, nagu Laura ennem ütles, et tuleb anda väga palju intervjuusid ja see läheb ilmselt aastatega aina suuremaks, sest et sa ei tea seda, kas see on selline nii-öelda suvaline blogija, kes tuleb sinu juurde või see on ikkagi juba selline kõva, ma ei tea, 10 000 vaatajaga mingisugune kodulehekülg on ju, aga sa põhimõtteliselt ikkagi annad enam-vähem kõikidele ja oled ju sõbralik ja annad kõikidele intervjuud ära ja siis vastadki nendele samadele küsimustele ja see on häälele väsitav juba ja kõigele muule see ka. Läheb kohe kulutulena, kui sa oled kuskil seal kellegi vastu kellelegi nagu midagi, et see on, nad on sellised hästi, et nad ongi, et nad võivad olla su need samad Eurovisiooni blogijad, et nad ongi kas su väga hea, kui sa nendesse hästi suhtud, siis nad on su parimad sõbrad ja kui sa ise hästi suhtud, siis ka sinusse ei suhtud hästi, nii et tegelikult seda tuleb meeles pidada, et kõigiga tuleb olla nagu, kõiki tuleb suhtuda lugupidavalt ja olenemata palju neil jälgijaid on või mis iganes. Nii et muidugi see aeg on kõik väga-väga väsitav, aga see on ikkagi kõik seda väärt ja Eesti popartist ikkagi, ma arvan, teatud mõttes selle nimel ka elab, et ikkagi seal korra nagu ju ära käia, et see on ju äge. Ja ma arvan, et meie eriala inimesed peavad olema või siis on ikkagi harjunud sellega, et tegelikult meil ongi ju perioodid, kus meil on väga suur pingeaste, et võib-olla inimene, kes ei ole harjunud sellega väsiks kiiresti, aga see on normaalne kuidagi, et teistmoodi ei oskaks ju. Laura, mis toimub seal Eesti meeskonnas, kui Eesti laul ei saa poolfinaalis edasi? Sellel õhtul järgmisel päeval? Kui edasi ei saa, no ma mäletan,
kuivõrd mäletan. No Suntribe'i ajal siis meie tüdrukud olid väga õnnelikud, sest nemad ikkagi tegid, leidsid endale põnevaid uusi kaaslasi, kellega siis koos pidutseda ja teiste siis koosseisude kutid, bändiliikmed, lauljad, olid kõigil neid sõbrad, et mina kuidagi nagu mitte, et ma ei oleks pidutsenud, aga ma kuidagi võtsin rahulikumalt, et mina endale kuskilt sealt mingi põnevat kaaslast ei leidnud, ei õnnestunud kuidagi. Aga ütleme, et nendel see suurendas väsimuse astet, aga kui me edasi ei saanud, siis see muidugi ju tekitas selle, et meil on ju vaba õhtu, et tegelikult need ka, kes edasi saanud, et tegelikult on päris mõnus. Aga ei, selles mõttes on jällegi õigus, et ma arvan, et kui sa saad finaali, siis tuleb uus adrenaliini selline laksakas peale ja kui sa ei saa, siis pigem ma arvan, et nüüd viimasel korral me isegi vist muutsime lennupiletid ümber, et me tulime Eestisse juba varem tagasi. Et mitte sellepärast, et sa ei taha kaasa elada, vaid lihtsalt, kuna sul seda adrenaliini enam peale ei tule, sa oled lihtsalt nii väsinud, et sinna saali minna uuesti kellelegi nüüd kaasa elada, parema meelega sa oled kodus teki all ja paned teleka käima ja tõesti sööd Hesburgerit ja oled kurb, aga samas tead, et ülehomme on kõik juba hästi. Aastal 2017, kui palju selle poolfinaali kontserdi ajal ja pärast seda oli seal koha peal ja teie tiimi sees jutuks see, et see mikrofon sul ei läinud kohe laulu algus käima? Seda juttu oli väga palju, sest tegelikult kui meie ju Koiduga lava pealt maha tulime, siis meie ei teadnud seda, sellepärast, et minule monitori tuli minu hääl ja ma sain aru, et vist saali tuli ka, et ainuke asi, kuhu ei tulnud mikri hääl, oligi teleheli, mis iseenesest on ju kõige sellisem suurem hääletajaskond. Aga ma mäletan, et me istusime green roomi ja siis vist Mardile tuli sõnum kuskilt või kõne, et kuule, selline asi juhtus, kas te panite tähele? Me ei pannud ja siis oli see hetk, et mis me nüüd teeme. Kas me lähme ütleme, et me lauleme uuesti, sest see on ainukene variant, kuidas seda parandada, või me tegelikult ei maini seda ja lähme lihtsalt edasi. Mina jällegi, ma ei oska öelda, kuna meie hääletustulemused lõpuks olid ju need, et rahvas pigem pani meid ette otsa ja žürii oli siis lükkas meid taha otsa, mis on tüüpiline sellistel estraadilauludel, et rahvale meeldib ja žürii vihkab sind. Aga võib-olla tol hetkel võib-olla oleks võinud võtta selle võimaluse, kui nii või naa oleks, kui me oleksime teadma nii või naa, just kui selle hetke seisuga edasi ei saa, et laulame uuesti, et see võib tekitada inimestes pahameele, võib-olla mõni on jällegi rõõmus, mõnele jääb rohkem meelde, et ma ei tea. Samas jällegi sellise pingega lavale minna uuesti laulma, et lähed kõikide ette, et kuulge, et meil ei olnud mikker käima, et me teeme uuesti, kuigi enamus loost ja inimesed kuulsid. Natukene võib-olla oleks selline paha tunne ja piinlik endale ja siis selle tunde pealt minna laulma. Ma arvan, et see närv oleks ikkagi päris suur olnud. Kas koha peal on aru saada, kes võidab sel aastal? Mina mäletan, et meie aastal ei olnud, aga kindlasti mingitel aastatel on see kohe. Kas teil oli Eufooria või? Jaa, meil oli väga suur favoriit, oli kohe Rootsi, Loreen ja Eufooria, et see oli kohe kuidagi algusest peale ja muidugi teised väga suured nii-öelda favoriidid olid need samad vene memmekesed. Et see party for everybody, et arvati, et üks nendest kahest, aga ilmselt ikkagi see Loreen, et see memmede asi oli pigem siuke tore siuke armas etteaste, eks ole, et aga kuna Loreenil oli tõesti see Eufooria, see lugu oli niivõrd tugev ja kogu see lavaline etteaste oli tal samamoodi suurepärane, siis see oli kuidagi algusest peale kohe. Ja mäletan ka, et selle Loreeniga oli veel see, et ega ta väga, tal oli alati see, et ta tegi oma proovi ära, siis ta läks kohe ära, istus oma bussi, sõitis minema, sellepärast, et muidu lihtsalt oleks need Eurovisiooni ajakirjanikud või need blogijad ja need lihtsalt oleks muidu seal pikali joostud, ta oli nii suur favoriit. Et ta põhimõtteliselt seal eriti üldse intervjuusid ei andnud, peale proovi läks kohe oma hotellituppa, tegeles seal oma asjadega ja ma mäletan sinna Eurovisiooni sinna halli ta saabus ka suhteliselt viimasel hetkel, et me olimegi seal olime kõrvuti ruumides, Eesti ja Rootsi olid kõrvuti ja siis ta ka saabus sinna suhteliselt viimasel hetkel, nii et jah, tema oli küll hästi suur favoriit kohe algusest peale.
Ja mina mäletan, näiteks minu aastal ongi, ma ei usu, et keegi teist, isegi mina ei mäleta seda nime, see võit oli Emily keegi, kes palju jalu laulis. Ja ongi, vaata ongi, et me ei mäleta teda nii hästi. Järelikult, ta ei olnudki nagu nii-öelda peajagu siis kõigist vist üle, et või ilmselt ei olnud ka sellepärast seda favoriidi tunnet. No, aga ilmselt kui oli näiteks Conchita või tõesti, kas teie aastal nüüd võitis see korpulentne... Ei, meil oli Portugali see... Teil oli Portugali lugu, kas see oli favoriit? Ta oli ja meil oligi nagu, vaata, minu meelest mulle tundub, et iga aastaga aina läheb just pigem tekib see, et millise storyline'iga sa lähed. Et meie aastal meil oli hästi tugev, mitte vaidlus, aga diskussioon, millele mina ütlesin kategooriliselt ei, oli see, et kuna see Portugali tüüp, tema oli just oma tervisega seonduvalt ja nii edasi, ja siis meile pakuti välja, et kuna Koidul sündis just laps ja minu vend suri ära, et lähme selle story'ga, mis oleks olnud nagu selline pirakas lugu, mida rääkida ja et valu ja õnn, ja siis ma ütlesin ka, et ma ükstapuha, ma võin igast mängu kaasa mängida, aga vaat seda ma ei tee. Et kui ma lõpuks võidan selle story nimel Eurovisiooni, et see ei ole seda väärt. Aga mulle tundub, et see läheb sinna poole, et inimesed just toovad seda story't esile. Nojah, et kui me nüüd vaatame neid suuri mingid telesaateid ala American Idol või need mingid The Voice, et siis on ju ka väga suur roll on just sellel story'l, eks ole, et mis story'ga see inimene tuleb, eks ole, et kas tal on tal mingi haigus või on ta, ma ei kujuta ette, on ta midagi väga rasket läbi elanud, eks ole, et see on nagu hästi oluline, ilmselt sükste suurte selliste pool reality show'de puhul nagu toimibki see, et inimestel peab tekkima sinuga see mingi sükene et ta saab kuidagi mingi osa samastuda jah, et sa oledki nagu sa näitad ka enda seda inimlikku poolt, aga muidugi on jah mingid asjad, millega mina usun ka, et mida ei tasuks promovankri ette rakendada kindlasti. Aga paratamatult siis kõik need laulud, need artistid jäävad meile kõigile paremini meelde on ju. Ja ilmselt siis kuidagi Eurovisioon vähemalt on küll selline üritus, kus siis keegi see kõige erilisem ja kõige huvitavam, aga vahete vahel ka ikkagi laul ju võidab. Jaa, ei seda muidugi. Milline kasu on Eurovisioonist artistile? Nii otse nagu vähegi võimalik. Ma saan aru, et Birgit juba rääkis siin põhimõtteliselt rahaliselt jätta rahaline miinus. Ei, tegelikult ma arvan, et seda võib öelda võib-olla nii-öelda juba Eestis tegutsenud artisti puhul. Sest et meil on selles suhtes jah, nii-öelda, et me paneme selle raha sisse, aga võib-olla nii-öelda see ei tule tagasi, sest et me nagunii juba oleme Eestis populaarsed, me nagunii esineme ja ega see klientuur ju väga palju suuremaks ei lähe, aga kui näiteks läheb Eurovisioonile artist, kes võib-olla, kui me räägime Eesti kontekstis, ei ole Eestis tuntud, siis ta tuleb Eurovisioonilt ju tagasi, tegelikult räägimegi Victor Kroonist, kellel oli pärast seda edukas suvetuur ja kes on Eestis nüüd artist, on ju, et temal on võimalik hakata nüüd siis lauljaks, hakata seda tööd tegema, nii et tulevikus ta muidugi teenib selle kõik tagasi. Aga võib-olla artistil, kes juba Eestis on nii-öelda olnud, siis temal väga suurt ei muutu, kui see, et võib-olla tõesti, et sa saad ka välismaale kuidagi jala ukse vahele, kui väga veab. Ütleme jah, et seda üllatusmomenti ei ole enam nii palju, eks ole, sest et inimesed juba teavad sind kui artisti ja nad teavad, et kui sul ka võib-olla läheb hästi ja sa tuled sealt Eurovisioonilt tagasi, et see ei tekita nagu nii suurt eufooriat inimestes, eks ole, sest et nad juba teavad ja tunnevad sind. Aga artistil, kes on uus ja huvitav, värske, et kes tuleb ja tal läheb Eurovisioonil hästi, et see ongi nagu, inimestes tekib see üllatusmoment, eks ole, et et selles mõttes see võib olla uue artisti jaoks Eurovisiooni laineari võib olla nagu mõnes mõttes oluliselt kõrgem kui juba siukse nii-öelda teada-tuntud artisti puhul. Aga on siis niimoodi, et seal kuskil Eurovisiooni koridorides või hotelli lobides jalutuvad ringi sellised agendid ja plaadifirmade esindajad ja saadetakse meile ja tahetakse koostööd teha või see on ikkagi müüt? Mina neid igastahes näinud ei ole. Mina ei ole ka, ma tean, et pigem artistid käivad ise ja üksteisele jagavad oma plaate ja lihtsalt võib-olla muusikaprodutsendid oma vahel kuidagi seal midagi arutavad ja räägivad ja seda võib küll juhtuda ja näiteks seda on küll, et väga paljud, nüüd on see, et väga paljud muusikakirjutajad ja produtsendid kirjutavad juba enne Eesti laulu, nad tahavad saada hoopis tänu sinule nii-öelda Eurovisioonile, et hoopis nagu niipidi kuidagi on. Kuidas siis käib kirjutavad, et kirjutavad meile
tere, ma olen umbes kirjutanud siin Vene Eurovisiooni laulu ja ma olen kirjutanud seda Eurovisiooni laule ja et kas soovite, et mul on mingisugused demod, ma saadan teile, et äkki sooviksite minu laulu laulda ja saatke siis see Eesti Laulule, sest nüüd on ju lubatud, et võib olla välismaa autorid ka. Et pigem siis kuidagi hoopis niipidi on siis see, et mina olen neile alati vastanud väga tore, aga et saadame selle kuskile mujale, et nii öelda, et ma saaks sellest aru, et saadame selle Prantsuse Eurovisioonile, et sedapidi, seal on minu kasu, aga see, et sa kirjutad mulle loo ja ma saadan Eesti Laulule, et kust kohast, kas sa pärast maksad siis selle video kinni või lavashow, et kus see minu kasu siis on, et ta ei mõtlegi ju selle peale, tema mõtleb selle peale, et tema lugu jõuaks Eurovisioonile ja läbi väikese Eesti riigi on see ilmselt lihtsam kui kuskil mujal. Ott, sulle on ka kirjutatud ja lugu pakutud? Jaa, just siin mõned nädalad tagasi Kreekast üks härrasmees kirjutas, et tema on selline lüürik ja paljude Eurovisiooni artistidega koostööd teinud, et kas äkki oleks huvi ikkagi Eesti Laulule saata lugu ja siis ma ütlesin talle, et jah, et kahjuks on juba tähtaeg on kukkunud. Aga suur tänu pakkumast. Väga tahaks, aga aga ikka neid kirju ikkagi aeg-ajalt tuleb. Et selles mõttes ikka jah, vahest saab selliseid kirju jällegi loetud ja siukseid pakkumisi ikka tuleb. Aga oled siis kuulanud ka neid demosid, et kas need on nagu sellised, ma ei tea, Hillar Kohvi tüüpi kirjasaatjad või on mõni hea laul ka seal? Minu meelest nad on ikkagi suhteliselt nii-öelda tasemel, aga ei ole mina kuulnud ühtegi sellist lugu, mis oleks, et vau, ma tõesti tahaksin seda kasutada, et ma arvan, et ma ise suudan ja me ise Eestis suudame palju paremaid lugusid kirjutada. Aga mina küll ei ole seda kogenud, et keegi oleks sellise, mina siin vetsus kuidagi lindistasin mingi demo, et nad on ikkagi päris korralikud asjad saatnud. Väga palju on selliseid hästi niisuguseid tüüpilisi Eurovisiooni lugusid saadetakse, et mis on juba et sa paned selle käima ja sul tuleb kohe mingi asi tuleb meelde. Pilt ette, tsüke oli kuskil juba eelmine aasta, ma kuulsin seda asja, et väga palju sõltub ka just sellest, et kes eelmise aasta võitja on. Aga üldiselt need on sellised turvalised, siuksed tüüpilised Eurovisiooni laulud, mis sealt tulevad. Aga muidugi mina olen ka alati, ja ma usun, et teie ka, et olen alati nagu seda meelt, et ükskõik tuleb alati ära kuulata, sest kunagi ei tea, kus sul võib mingisugune suurepärane asi tulla või keegi võib sulle saata ja mingi ägeda ettepaneku teha. Nüüd mul läks kriipima, ma 2 kirja jätsin vastamata, kuulamata. Külge, sorry, ma pean nüüd ära minema. Äkki jõuad veel? Wait! Aga see mõttemäng, mis Laura välja käis, et mõne teise riigi eest proovida, on nagu tekkinud mingisugust kontakti või mõtet. Kellega see üldse võimalik oleks, kuidas teiste riikide reeglid on? Ma tean, et Soomes näiteks ei ole võimalik. Ma tean, et seal sa pead olema vist elama seal ja kuidagi mingid asjad peavad olema, et see päris niisama ei saa minna. Pole kunagi selle peale mõelnud, jah. Ma tean, et Rootsis on küll, et sul on võimalik saata oma lugu, et et seal sinna Elodie festivaalile vist, ma muidugi võin ka eksida, aga seal vist ongi, et mingi osa nii-öelda pääsebki sinna festivalile neid artiste, kes on valitud kuidagi nii-öelda professionaalse žürii poolt ja kõik need sellised professionaalsed produtsendid, artistid, nende käes on see mingi osa ja siis see mingi osa tuleb siis rahva seast, et kui sul joppab, siis sul on tegelikult võimalik isegi sinna pääseda, aga seal on muidugi see kadalipp nii meeletu ja suur, et see on ilmselt väga ebatõenäoline. Ja lõpetuseks ma tahaksin rääkida Eesti rahvast ka, et kui Jaanika Sillamaa kunagi päris sinna Europüünele ei pääsenudki, siis tema ikka meenutab siiamaani, kuidas Eesti rahvast on otseses mõttes tahtis ta teibasse ajada. Oldi väga-väga vihased. Kuidas see tänapäeval on? Kas siis ma ei tea, armastuse poole pealt või viha poole pealt, kui palju artist pärast Eurovisiooni sellega kokku puutub? Kui palju tuleb sellist tagasisidet, tuleks ütlema? Mina ei tea, kas see on nüüd vale kuulujutt, aga mina mäletan ka seda, et kui Vaiko Eplik käis, siis me oleme mõlemad siis nii-öelda otsaga Kohilast pärit ja et ikkagi käisidki kuulukad, et konkreetselt Kohilast talle siis anti peksa selle eest, et see ei ole üldse naljaks tegelikult, vist et ikkagi konkreetselt tõesti niimoodi oli.
kuskil peol vist oli saanudki, jah. Ja siis samas ma mäletan ka selliseid asju, et ma tean, Maarjaga oleme rääkinud, et ta mäletab, kui nemad tulid IF-iga tagasi Eurovisioonilt vist 5. kohaga, siis nad said uued autod, nad said Eesti riigilt raha, Raekoja platsis võttis terve Eesti riik nad vastu tohutult ja see oli nagu mega. Ja siis samas, kui võitis siis Tanel Padar ja Dave Benton, siis nad enam autosid ei saanud ja umbes rahvast oli 10 korda vähem ja et hästi veider, kuidas see nagu aastatega muutub. Ja nüüd on see, et kui me saabume tagasi, siis lennujaama oma pere ikka tuleb ja paar ajakirjanikku võib-olla ja siis mõned üksikud fännid ja et see on ju hästi tore, aga mulle tundub, et seda ikkagi sellist tohutut tampimist ikkagi tegelikult ka enam ei ole. See on kuidagi nagu ära kadunud, et jah, inimesed on minu meelest ka nagu leebunud, et vanasti kuskil siuke 10 aastat tagasi see oli ikkagi nagu mina mäletan, et kui mina olin seal Eurovisioonil ja siis ma ka ikka mõtlesin, et mis siis saab, kui ma ei saa siit poolfinaalist edasi, siis mul karjääril ongi kriips peal. Mina ka peaasi, et ma saan sinna finaali, et ma ei peaks Eesti inimestele otsa vaatama. Mul oli samamoodi ja mäletan, ma igas intervjuus nagu toonitsin seda, et palun, ärge lootke mitte mida. Mäletan, ma käisin ringvaates, ütlesin, palun kallid, vaatasin sinna kaamerasse, palun kallid inimesed, ärge lootke mitte midagi. Et et ikkagi meil on siuke eestikeelne lugu ja siuke, et üritasin nagu kuidagi pehmendada seda asja. Aga mina olen 2 korda seda häbi teinud Eesti riigis. Aga samas ongi, et tegelikult ei olnud ju mitte midagi hullu. Mina ei tea, vaata, need mind ikka kutsutakse esinema. Jah, täpselt. Ainukene, mis nüüd tehakse, on see, et sellist tavaliselt pannakse kokku selline list, et 10 asja, mida oleks võinud paremini teha. Meie Koiduga aastal siis oli see, et tegelikult me oleksime saanud edasi, me oleksime võitnud, kui me oleksime suudelnud lõpus. Et kuna me ei teinud seda, siis see oligi see nagu poolikuks, et kas me olime nagu paar või kas me saime kokku, et tegelikult ei saanud sellest aru. Et ma arvan jah, et... see on alati jah siuke, aga ma ikkagi arvan, et kui sa kuidagi see on nagu läinud oluliselt leebemaks, et inimesed enam ei ole nagu... Füüsiliselt kallale ei tule. Jah, et ikkagi inimestel on kuidagi natuke nagu tolereerivamaks muutunud selles suhtes, et inimesed on nagu aru saanud, et see ei ole mingi elu-surma peale küsimus, et see ongi lihtsalt üks siuke teleshow, meelelahutuslik õhtu, et see ju see ei ole nüüd midagi sellist, mida peaks võtma kui ma ei tea, olümpiamänge või mida iganes. Et selles mõttes tundub, et inimesed on pigem selles osas nagu maha rahunenud, kui ei pääse finaali. Millal siis jälle, Laura, üritad oma Kiievi needuse murda ja 2020 Rotterdam? Ja need väga head, sa ütlesid, kus see toimub, et ma tahtsin küsida, ja kuna praegu on lihtsalt nii, ütleme, et minu jaoks oli hästi suur üllatus, mitte see, et muidugi ma ise saatsin loo, et selles seda ma ikkagi teadsin, olin teadlik, aga kuna sellised uued tuuled on tulnud ja värske hingamine popmuusika mõistes ja olen andmas välja 9. albumit, siis kuidagi tundus, et see on hea võimalus jõuda suurema Eesti rahvani ja tutvustada seda, mida Laura siis praegu muusikaliselt teeb ja ka need asjad, mida ma ise kirjutan, et see on, et minu jaoks hästi selline südant soojendab, et mul on väga hea meel, et ma saan olla siis sellises värskes võistlustules jälle. Birgit, sinul oli vaheaasta, said teisi kuulata? Ja ei, minul oli väga tore ja huvitav oli tõesti kuulata ja praegu ei tunne, et jah, eelmisel aastal ma ju osalesin koos oma sõprade ansambel The Swingersiga ja meie paratamatult meie eesmärk oli ka rohkem see, et ka Eesti rahvale lihtsalt rohkem näidata meie bändi, et mulle tundub, et ka väga paljud Eesti artistid, mis minu arvates on ka väga õige, saadavad ka Eesti laulule mitte ainult Eurovisiooni eesmärgiga laulu, vaid sellepärast, et ka Eesti kõige suuremast muusikasaatest, võistlusest osa võtta ja ma loodan, et seda ikkagi edaspidi tehakse ka ja võib-olla vähemalt sellel eesmärgil ma kunagi teen seda veel. Ja Ott, millal siis teine kord on? See on hea küsimus. Sa oled iga aasta rääkinud seda, et nüüd see aasta tegelikult ju võiks. Ei, tegelikult paratamatult ju ikka aeg-ajalt küsid seda küsimust iseenda käest aeg-ajalt. Aga see on minu jaoks, ma arvan, selline sisetunnetuslik nii-öelda otsus, et siis kui
kui ma leian enda jaoks või tekib see laul, millega seoses mul tekib see sisetunne, et nüüd võiks jälle proovida, et siis ma usun, siis võib-olla tõesti, et aga praegu veel hetkel ma ei ole seda lugu nagu enda jaoks leidnud või isegi kui see lugu nagu on olemas kuskil, siis ma ei ole veel seda lugu sellel määral ära realiseerinud, et sellega võiks nüüd uuesti proovida, et aga kui see sisetunne tekib, siis miks mitte uuesti minna. Selge, jääme ootama. Birgit, Laura ja Ott, suurid tähtele. Aitäh! Aitäh teile ka, head kuulajad! Taavi Libe lava taga. Saatejuht oli Taavi Libe, produtsent Priit Vare. Meile meeldiks väga, kui sa seda podcasti jälgima hakkaksid. Nii saad kohe teada, kui uus osa üleval. Saate tootjaks on stuudio Kõrvauss. Vaata meie tegemisi aadressil kõrvauss.ee.